6. päev. Läheneme nädalale. Pane siia ette niimoodi. 6. Läheneme nädalale. Vaikselt hakkab reisiväsimus andma. Andma tundma. Jah. No vaata järjest iga päev ju. Täna oli lühike päev. Täna jõudsime tegelikult majutusse mingi kella 2 paiku juba. Natukene enne isegi vist. Jaa, sest me startisime ka 9 paiku, et natuke varem jah. Isegi natukene varem. Ja täna oli suht lühike ring, nii nagu meile rääkisime. Oli ainult üks scenic route läks descriptionisse juba kirja. Nii et kohe, kui ma üles panen. Enne scenic route oli vaata see lambarout. Jah, enne scenic route oli lambarout. Täiega palju lambaid oli, kes olid keset teed magasid. Ma arvan, et see oli sellest, et õhutemperatuur oli madalam kui eelnevad päevad. Ja siis tee oli soe. Kindlasti tee on soe, jah. Vaata mäletad, kui me jõudsime, hakkas mingi vihma salama, siis tee auras, vaata. Ja see oli see üks lühike koht, kus me jäime vihma kätte. Ja. Siis tee auras ikka täitsa mõnuga. Jah. Ja ühesõnaga lambaid, neid klippe YouTube'i vaatajad näevad pikemat klippi. Õiget pidi ka. Võib öelda lausa, et need lambad on ikka täitsa lambad, noh. No need olid täitsa lambad, jah. Osad, nooremad, need veel natuke nehmavad, et annad natuke mootoriga võmm-võmm ja siis, jooksevad kähku emme tissi otsa. Aga vanemad täiesti ükskõik, lihtsalt magavad ja see ei koti, sõidasid, kui tahad. Et No neil ikkagi oligi selline feel, et see on minu tee, vaata. Jaa, absoluutselt. Sina ei tule siia. See on normaalne, see ongi nende maa ja me oleme lihtsalt turistid ja külalised. See on okei. Ja siis siin majutuses meil just mingi lehm käis oma kellaga kolistas siin. Siiamaani kolistab sinu ees. Ma ei tea, kas see on siis lehm ikka või? Mina ei mingi lammas või lehm on siin ümberringi. Oi, siin on 4 lehma. Noh, näed, kõik terve karidori 2 on beebilehmad. Nii arvas. Oi, seal on 5 ka. Noh, võt. Ühesõnaga, meil siin aknast välja vaadates on terve loomaed. Korralik. Ma tahaks minna pärast vaadata, kas ma saan seal lehmal pai teha. No mine vaata, ma kardan, et ta jookseb ära. Ma natukene kardan, et vaab mulle nagu... Ei, lehmad üldjuhul agressiivsed ei ole. Aga... Kui sa just nende tagumiku juurde ei ole. Aga praegu sajab, nii et praegu ei tahaks välja minna. Jah. Ja ühesõnaga, lühem päev oli. Tulime siia, tegime lõuna, sest me tee peale ei teinudki. Just. Lõuna tegime siin, majutuses. Ja saime selles mõttes enne seda check-in'i aega oma kämpasse ilusti sisse. See on mingi suht suur traileri park jälle. Siin on mingid huvitavad trailerid, nagu pargid. Mina ei ole ka sellest aru saanud, võib-olla peaks selle kohta natuke uurima. Siis siin on nagu, osa on nagu need kämpad, mis on nagu Eestiski, et sa saad rentida, tuled, oled. Aga teised on nagu maja, mis on kokku pandud selle järelhaagise treileriga. Neil on nagu see treiler on sinna maja kõrvale pargitud. Hästi lähedale. Hästi lähedale. Tõenäoliselt on see lausa niimoodi tehtud, et majal on mingisugune uks seespool, mis on otse ühenduses treileriga. Ja siis treileri peale on veel ehitatud katus. Ja see ei ole isegi mingi suvaline katus, vaid siin on ühel lausa niimoodi, et kui treileril on selline, ütleme, kumer äär, siis see katuse äär on ka tehtud selline kumer, et see on nagu special tehtud selle treileri jaoks. Ja seda oli eelnevates parkides ka, et sa näedki kohe ära, et seal ei ole niidetud alt, mis tähendab seda, et see ei ole keegi turist või külastaja, kes on tulnud oma treileriga ja tal on see võimalus nii-öelda treileri see on nüüd raudselt midagi sellist, et kui keegi nüüd teab selle kohta midagi, siis mõtled, lollid turistid, vaata, te raudselt ei tea midagi. Aga me ei tea, vaata, et mis mõtled, sa pargid enda järelhaagis ära kuskile maja kõrvale. Nagu, miks sul on see treiler siis üldse? Miks sa sellega nagu ringi ei sõida? Miks sa ei rända? Ja need majad tunduvad nagu sellised, et siin on näiteks terrassidel mingid gaasigrillid, õuemööbel. Et see ei ole nagu turistile, vaid see tundub nagu suvila. Aga see on natukene selles mõttes random või suvaline, sest mina ei tahaks suvitada sellises suures pargis. Ei, kindlasti mitte. See on magala. Et sul ei ole nagu privaatsus, sul selles mõttes ei ole. Et pigem ma võtaks selle treileri ja läheks sellega kuskile tee peale. Kui me võrdleme seda selle Camp Aptaga, mis meil esimene oli, siis see oli ikkagi nagu selline, nagu puhkamise koht.
ja selles mõttes seal oli rand kõrval. seal olid samasugused need majakesed, aga see oli jah nagu piirkonna mõttes teistsugune, et seal oligi see fjordikene, sa said ujuma minna, sul oli seal samas platsi peal see bassein, sul olid mingid jahisadamad, asjad kõrval, matkarajad, et sul oli hästi palju teha. Siin nagu ma ütleks pigem see tundub suusapiirkond. Ma ei tea, no kõrgel me oleme, mingi 800 või palju me olime. Et ta on nagu veider piirkond või nagu matkaradast on siin küll, aga siin nagu nagu suvitamistegevust ei ole väga teha. Ma muidugi ei tea, kas Norrakas on üldse selle mõttes nagu suvitaja. Et läheks lebaks rannas. Aga no lihtsalt huvitav jah, et kui sa oled parkinud selle treileri enda selle mingisuguse hütikese kõrvale, seal all on muruniitmat, ehk siis see treiler on seal juba tükk aega olnud. No ma ei tea, võib-olla see ongi kogu aeg siin. Või on see lihtsalt, et selline modulaarne lahendus, et nüüd viskad haagise järgi või autole järgi ja siis paned kuskile. Ma ei tea jah, et selles mõttes nagu huvitavad. Huvitav lahendus jah, pärast võib-olla Kelly teeb pilti, siis see on nagu. Jah, oota, siis ma saan seda siia panna. Teeme niimoodi. Jah, oota, ma teen niimoodi. Siis saate võib-olla parema aimduse, mida me mõtleme, et see on nagu tõesti mingisuguse pisikese, võib öelda nagu mingi suvila kõrvale või ütleme kämpinga kõrvale ehitatud treilerid. Mulle nagu olemuselt tundub, et äkki see valmis ehitatud maja on nagu mingi köögi ja ilutoonurgaga. Treileris on kõik olemas. Ma mõistan, aga sul on nagu mugavam, kui sul on vähe suurem, vaata vähe rohkem ruumi. Ja siis sa magad ikkagi sellest treileri osas. Võib-olla chillimisala. Jah. Tõesti võib-olla. Ma mõtlen, et suurem köök ka võib-olla. Ja samas siin on ikkagi puude küljes on satelliidi need taldrikud. Ehk siis ilmselt mingisugune teleühendus asi. No wifi levi on siin okei. Või selle netilevi. Ja, net on okei. Aga muidu kämpa on nagu okei, väga viisakas näeb välja. Samamoodi tundub üles untsitud. Mööbel on ilus pandud, isegi siuksed sametised ilusad toolid on käetugedega. Siuke juski kraam, ma ütleks. No suht jah, mis iganes derivaat. Ja muidu on ta võib-olla ökom versioon, kui siin teised on olnud. Just ma mõtlen see köögi ühisnurk ja see duširuumi me ei käinud vaatamas. Aga siin on näiteks see eelis, et kui selles eelmises kämpas, üleilmises siis, eelmine oli see toaga. Aga selles kämpas oli see, et ma pidin ise tegema kaardimakse, et saada vastu neid münte, millega siis duši alla minna või et nagu seda aktiveerida. Siis siin oli see juba toa hinnas, mis tähendab seda, et meil on kööginurgas väike kausike, kus on need mündid sees. Ja ise nagu midagi tegema ei pidanud. Võti oli ukse ees, kui me tulime. Omanik küll võttis vastu, sest ta nägi, et me olime nii segaduses näevad, kus see kämpa siin on. Suunas õigesse kohta, aga muidu jah, kõik oli nagu olemas. Ja siin jällegi voodipesu pidi endal siis olema või pidid juurde maksma reisi eest. See on juba ära tasunud? Jah. 4 kohta või? See on nüüd 4 äkki või? Äkki jah. Et ühesõnaga väga mõistlik oleks siia tulla oma voodipesuga, kui on plaan kämpades käia. Kui sa võtad mingi 100+ euri hotellid, siis ilmselt ei ole vahet. Teil on 150 või 200+. Jah. Aga meil siiamaani on olnud kõik ööd siuke 50 euro. Kuskil jah, üks oli mingi 70 või vahet ei ole, umbes seal augus. Ma olen alati nagu sihtinud seda, et sa võib-olla tahad, sõidame mingi 10 kilti, 20 kilti, 30 kilti nagu kaugemale. Aga me saame ikkagi sootsamalt. Ja kuna me ei ole linnas. Ei, me ei ööbilinnas. Siis meil ei ole väga vahet. Ja meil on tavaliselt reisidel niikuinii see rohkem siuke magamiskoht. Välja arvatud 0 päev, mida me ei ole veel hetkel paika pannud, kus me seda teha tahame. Või kas üldse? Jah, kas üldse. Aga ma ütlen, vaata praegu reisiväsimust varjustades, siis võib-olla enne põhjaminekut peab natuke tegema, et põhjaminekut. Lähme põhja. Arv põhja lähe. Aga selles mõttes selline poolik päev oli nagu hea. Ehk siis kell on praegu 18:00 ja mul on videod tegelikult valmis. Ehk siis... sul on suht mingi tund aega või vähem, natuke pool tundi toimetamist. Ja. Ehk siis ma panengi selle klipi veel juurde. Panen eksportima, mis võtab natukene aega. Ja panen uploadima, mis võtab natukene aega. Ja siis teen valmis tekstid, mis lähevad ülejäänud üles. Lihtsalt tavaliselt lähebki nüüd aega selle peale, et YouTube'i video lihtsalt veits aega läheb ülesse. Sest et need on siiamaani tulnud meil üsna mahukad. Me olime jutustanud juba pool tundi. Oota, küsimus ei ole selles jutustamises. Ma ei tea, mis see fail. Sul oli üks fail oli 5 giga, teine oli 2,5 giga. Kestused olid sama. Jah,
aga ma arvan, et vahe on ikka selles, et kui palju ma neid nende vaadetega mingi no võib-olla jah, kui palju kaadreid vahetada. Ja kui palju nagu kiirendamisi on ja nii edasi. Compression rate on ka muidugi, see bitrate. Vot, muidu on nagu vahva. Mis meil lambad olid täna? Täna oli kõvasti lambaid. Ja vaateid võib-olla ei olnudki täna nii. Ei, aga see oligi tagasihoidlikum. Roads oli lihtsalt selleks juurde tehtud, et nautid ikkagi kõik need scenic roadid ära. Ja seal oli lihtsalt kaugele vaade mingitest kõrgematest mägedest. Ma ei tea, kui kõrge on kõrge, eks ole, mingi 1800 millegagi. Noh, okei. Et olles ise nagu kõrgemal nagu füüsiliselt käinud, siis see 1800 tipp ei ole nagu mingi väga flex, aga noh, jah. Ja selles mõttes, et endale nagu silmale nautida oli küll. Oli, jah. Aga kaamera ikkagi seda kauget mäetippu niimoodi nagu ei haara. Kaamera ei salvesta sügavust. See on üldse tänapäeva video puhul väga suur probleem, mida virtuaalreaalsusprillid lahendavad väga hästi. Aga kes vaatab videoid virtuaalreaalsusprillidega 3D-d. Aga sügavus jääb puudu. Ehk siis sa näed seda flat pilti, sa ei saa aru, kui kaugel see mägi on. Silmaga vaadates saad aru, et see on ikka väga kaugel ja see on ikka väga suur, aga jah. Ühesõnaga, klippe sel korral tuli natukene vähem. Ja. Aga tulid natukene pikemad klipid, sest need lambaklipid ja et seal ikkagi oli. Kas see on siis pühendusega Peebule või? Jah. Tšau isi. Tänane päev on pühendusega Peebule. Ma ei tea tegelikult, kas ta vaatab meie YouTube'i videosi. No küll ta siis teada saab. Eks ta siis peab vaatama. Just. Aga jah, lambaid oli suht palju tänases päevas. Ja siin ümber ka meil. Hull kolistavad. Praegu vist küll lehmad ainult. Kellukesed kaelas, jah. Hetkel on neid lambaid. Ma ei tea, nad läksid mingi hetk jooksid ära. Ja siis oli vaikus ja nüüd tulid lehmad asemele. Aga ma ütlesin, et lehmakellad nagu, nad on suuremad, aga nad nagu kolistavad neid vähe, nagu lambad kolistasid neid nii palju. No lambad liigub, vaata, lambad sööb hullt agressiivselt. Kogu aeg lappab minna. Aga võib-olla küll, jah. Et lehm on nagu rahulikult. Lehm nagu rahulikult, jah. Uimps. Rattaga möllasid täna? Möllasin, jah. Vaatame. Ma loodan, et ei pea väga palju möllama. Ketiga on mingid mured, aga vaatame, võib-olla saab ikkagi korda. Et ma ei tea, kas on kett välja veninud või siis lihtsalt poldid ei ole korralikult kinni. Peab vaatama. Ühesõnaga loodame, et põhja ei lähe. Ei põhja, kui kett nagu tükkideks läheb, siis ei ole midagi. Seal on tee ääres ja tuleb mingisugune asi järgi kutsuda. Aga jah. Aga püüame jälgida jooksvalt, et sellist olukorda ei juhtuks. Ja äkki saime korda. Uni tuleb peale. Vaikselt. Ma ei teagi, on meil veel midagi. Aga mis me homme teeme? Homme on jälle natukene pikem sõidupäev. Homme on natukene pikem sõidupäev. Kilomeetrit tuleb mingisugune 300 millegagi. Siis väga palju pikem ei ole tegelikult. Jah, aga vihm on. Ja suure tõenäosusega homme ikkagi võime saada vihma. Aga on läinud paremaks. See prognoos, kui eile oli. No ma loodan, et ei pea sõidupäeva alustama vihmaga, et kui nagu kohe hommikul vihmariided selga panna, siis see on natuke morjenda. Ja täna ka ikkagi oli see, et hommikul oli veits jahedam. Panime enne soojalt riidesse ja siis oli nagu alguses oli, ma isegi ütleks, et poleks tahtnud nagu veel midagi. Ja pärast oli ikka nii palav, et... Aga mingi vend rääkis, vaata, kus me peatusime. Ta ütles, et kuskil oli 36 kraadi. Ta tuli sealt Trollstigenist. Ja seal oli olnud 36 kraadi. Ehk siis ikkagi kuumalaine keskel me oleme. Lihtsalt me nüüd oleme selles piirkonnas praegu, kus see äike möllab. Eile õhtul saime äikest, täna öösel näitas ka natukene. Õnneks mitte meie pea kohal. Aga et on tunda sellist kohati jahedamat õhku, mis tuleb peale. Aga ma loodan, et kui me liigume põhja poole, siis see soojus ikkagi liigub meiega nagu kaasa. Sest me ikkagi liigume suhteliselt tempokalt. No me lihtsalt jõnksutame. Praegu jõnksutame. Aga varsti enam väga palju jõnksuta. Et siis me paneme üles. Just vaatasime siin mingit päeva, kus on praamidega väga napikas. Et me peame praamilt praamile jõudma suhteliselt täpselt. Ja, aga ma ütlen, ma arvan, et see on ikkagi niimoodi arvestatud, et kui sa enam vähem mingi 10 jõuad mandrile või kuskile saare peale, sõidad 20 minutit
ja siis järsku on 10:50 on järgmine praam. Ma arvan, see on arvestanud niimoodi, et sul on mingi 15-10 minutit on lõtku ja. Just, et kuna see scenic road lähebki sealt nende praamidega, siis see tundus nii, kui me vaatasime umbes sõiduaega ja umbes seda, et siis oli need vahemikud täpselt. Et lihtsalt oli see, et jah, ümberistumised. Aga lihtsalt, kui ühel näiteks jääme maha, siis kohati oli vahe seal üle tunni või 2 või 3 tunni, on ju. Et olenevalt siis nagu sellest praamist endast, et. No siis on lihtsalt õhtune majutus on pekkis, et jõuame enam 10 aega alles majutusse. Et selle tõttu me peame hästi jälgima seda. Aga see päev tuleb tõesti karm, kus kohas meil on mingisugune 4 praami äkki või? Ja see ei ole üldse see praamide rohke päev. See on nagu mingisugune filler vahepealne päev. Praamide rohke päev oli meil mingisugune 8 praami äkki või? Oli ühes päevas. Aga siin on väga paljud praamid, sellised 10-minutilised, 15-minutilised, lühikesed praamid. Ja nii palju, kui me praegu oleme vaadanud, siis nad lähevad ikkagi väga tihti. Need eelmised just. Ehk siis peab jälgima, et kui on ikkagi päevas rohkem neid, siis peaks ette vaatama aegu. Umbes vähemalt, et sa tead, et kas sa pead kiirustama või sa ei pea kiirustama. Ja omalt tähtsust, kas sa lähed hommikul kell 9 välja või 9:30 või? No just, et selle poole tunniga võib nagu nii palju muutuda. Ja, terve päev läheb pekki selle peale. Aga eks see on juba siis, kui me oleme natuke kaugemal. Homme on selline, homme ka tegelikult vaatamisväärsus on päris palju. Lihtsalt me liigume nüüd lääne poole tagasi. Ja praegu me tulime nagu Kesk-Norrasse. Natukene jah. Ja siis liigume lääne poole tagasi. Ja siis ülehomne päev peaks olema meil nii-öelda siis see reisi highlight, kus kohas on meil mingisugused, Trollstigen on kindlasti. Siis üks koht oli veel, mul ei tule selle kohe nimi meelde. See oli ka Singamuga ja seal oli mingi ilus vaateplatvorm ja kõik asjad. Et sellised nagu klassikalisemad mäeületused. No ja selline turisti nii-öelda koht. Ja nüüd siis vaikselt hakkamegi liikuma ranniku poole tagasi, sinna fjordide vahele. Et kui praegu on olnud ikkagi mägijärved ja sellised asjad. Ei mõnusad, isegi kruusateed on siin Norras selles mõttes täitsa korralikud, et täitsa nagu, ma ei saa aru, kui keegi kritiseerib siin üldse mingit sõidu tee kvaliteeti. Kõik on korralik. Ja väga okei on olnud. Mingid väga üksikud liigud on, seal ongi tavaliselt teetööde märgid üleval. Ja eks nad teevad vist kohe korda, ma ei tea. Ja siin tundub kohati see, et võetakse asfalt üles ja tehakse juhus. Et sellist lappimist asfaldil väga ei toimu. Rikas riik, pole midagi teha. Ja, järelikult. Hästi läheb, jah. Ja, aga toredaid inimesi nägime täna, nagu kes naeratasid ja norrakad on mingid hullud viisakad, jah. Et kui sa lähed kuskile vaateplatvormi ja nagu täitsa rõõmsad kohe. Ja need ei ole nagu mingisugused nagu välisturistid, vaata. Ja, väga paljud on norrakad. Ja, norrakad, ise. Et need on nagu kuidagi rõõmsad, teeb tuju heaks kohe. Et kõik tulevad rõõmsate nägudega vastu. Ja siis tulevad mingi mossist nägudega ida-eurooplased, mingisugused eestlased, on miks sa tõllerdad siin 80 alas mingi 60-ga. Ja kihutavad mööda, jah. Keegi tuutu veel ei ole lasknud, nii et. Ma nüüd vaatasin neid videos ikkagi ja ma sain aru, et mul on ka lihtsalt ida-eurooplase näguga, millal lihtsalt on subtiiter otse näos. Ehk siis väga vabandan. Mis sa vabandad? Ei vabanda tegelikult. Ära vabanda, ongi tore, vaadake. Jah, come on, näoilmude vahel. Ta on mingi veidrad nägu. Ma olen endast päris mitu meemi endal teinud juba. Nii et see on ka fun. Enda üle peab naerma. Sest muidu on igav. No võt. Nii, okei. Täna oli suhteliselt lihtne päev. Lihtne päev, aga väss on sees. Homme saab nädal täis. Kokku on planeeritud meil mingisugune 24 päeva. Ametlikult jah, aga see on nagu, võib-olla tahame ikka ühe kuskile. Mis see siis on? 4 on tehtud, või? Noh, kui sa niimoodi tahad arvutada, jah. On, või? Ei ole vähem. 6 ja 24 ja. On vist. 4 oled 21, jah. 21 on 3, vaata 3-ga siis. 28 on 4-ga. 7-ga arvutad sa praegu, ma arvutasin 6-ga. Aga vaata, kus 6-ga. Täna on 6. päev. Täna on 6. päev. Ma arvutasin 6-ga. 6. päev? Jah, 4. 4 on tehtud. Võt, ühesõnaga, näeme homme. Äkki on põnevamad vaated. Vaadake siin üks neid lambaid.
Vaadake lambaid, jah. lambakesi. Vaadake lambaid. Ei, nagu. Ei, need tulevad tegelikult sinna hoopis. Ei, no ma tahan siia pane jätta. Ei, näed sinna pane. Näed, seal on üks lammas. Ei, õues on lambad. See. Jah, seal õues. Õues. Tšau. Okei, tšau. Stitch it back together, better late than never, steady motion. Can't control my fate, but I control all these emotions. I'm not broken.